Noorte TV on täna tulnud Kasnurma mägedesse, kus 6. aastat järjest larplased taastavad Jüriöö ülestõusu. Rääkige, mis siin toimus? Tegemist oli siis mõõgavõitlusturniiriga. Mõõgavõitlus on meil siis kahjuks selline juba aastasadade või isegi tuhandete pikkune traditsioon, mis kahjuks ei ole tänapäeval ametlik spordiala, mis minu jaoks on suht arusaamatu, et mina näiteks ei saa aru, miks massid jooksevad amokki selle peale, kui täiskasvanud mehed trussikute väel muruplatsi peal kummijunni taga ajavad, aga et mõõgavõitlus ei ole isegi mitte ametlik spordiala, kuigi sellel on väga pikad traditsioonid. See võitlus oli väga huvitav, rääkige, et kas siin vigastusi ka oli? No vigastusi on kõikidel spordialadel, aga kuna turvanõuded on niivõrd kõrged, siis on vigastusi minimaalselt, et kindlasti mitte nii ohtlik kui jalgpall, rääkimata seal hokist või korvpallist või rulasõidust. Aga siin oli näha ka, et siin läks mõni kilp puruks, et juhtub seda tihti? No kilbid eriti kaua ei ela, jah. Milles need kilbid tehtud on? Vineerist. Reeglid on väga erinevad, et alates sellest, et Lääne-Euroopas võideldakse niimoodi, et üldse pihta ei lööda, ainult imiteeritakse võitlust, kuni selleni, et Venemaal võideldakse ilma punktideta lihtsalt selleni, kui vastane pikali kukub. Ja Eesti on siis nagu alati lääne ja ida vahel, ja meil on siin ka erineva turvaastmega turniire, et praegu see turniir oli Mütofesti turniiri reeglite järgi, mis on siis rohkem selline muinasvõitluse ja ajaloo taaskajastajate reeglid, kus ei tohi lüüa põlvest allapoole aga näiteks Pärnu Hansapäevade turniir on meil rohkem keskaegsema suunitlusega ja rohkem idapoolsete reeglitega, et seal on jalgades löömine näiteks lubatud. Palju see kogu varustus umbes kaalub, oskate öelda? No kuskil 15–30 kilo. No 30–40 kilo on läbi ajaloo olnud alati selline mass asju, mis saab sõdurile selga panna ja siis ta jõuab veel joosta ja võidelda, et tänapäeva jalaväelase varustus kaalub ka umbes 30–40 kilo. LARP on lühend inglise keeles terminist live action role-playing, mis põhimõtteliselt tähendab seikluslikku rollimängu, nii nagu me ta eesti keelde oleme tõlkinud, või päriseluline rollimäng. Ja see seisneb selles, et tuleb kokku siis seltskond inimesi, noori, vanu. Kõik saavad endale rollid või valivad endale rollid vastavalt etteantud teemale ja üritavad neid rolle kehastada võimalikult hästi. Inimesed teevad endale harilikult ise kostüümid, mängujuhid, kes selle asja korraldavad, loovad tausta, otsivad vajalikud lisategelased selle tausta mängimiseks ja üleüldiselt jälgivad, et lugu sujuks. Et põhimõtteliselt on tegemist nagu etendusega, aga publik on ühtlasi näitlejad, ehk kõik mängivad kaasa. Ja LARPide puhul on see, et stsenaariumid on mõnevõrra paigas natukene, aga siiski see, mis lõpptulemus on, see on harilikult lahtine, et on ikkagi mäng, millel on mingisugune lahend või mingi eesmärk, mida üritatakse pürgida. Ja täiesti võib olla, et LARPil on erinevad seltskonnad, erinevad leerid või grupeeringud ja neil on erinevad eesmärgid, mis üksteisega vastanduvad. Ehk seal on ka selline mõnikord võistluslik element sees. Aga rääkige, mis meil siin täna toimus? No täna, kuna on see aeg, millal muinasajal toimus Jüriöö lahing, siis selle mängu teemaks oligi Jüriöö, mis siin täna toimus. Ja seisnes see selles, et oli meil 2 leeri, siis maarahvas ja saksarahvas. Saksarahvas hoidis seda Kasnurma linnust, siin õigemini linnuse rekonstruktsiooni, mis erinevate ürituste tarbeks on ehitatud. Ja maarahvas siis jooksis selle linnusele tormi või tõusis üles ja üritas seda linnust vallutada. Ja lõpuks ka vallutas. Ütlesite, et riided on tehtud, kas te kõik riided ise relvad samuti? Üldiselt küll, jah, et Eestis on mitmeid organisatsioone ja klubisid, kes ühendavad rollimängu huvilisi ja organisatsioonid ning klubid tihti oma inimestele teevad kollektiivset varustust.
kas riideid, relvi, relvad on meil kõik pehmendatud, relvaimitatsioonid, päris relvadega larbis ei võidelda. Aga need, kes klubidesse ei kuulu ja ka klubide liikmed ikkagi väga tihti teevad suurem osa varustust endale ka ise ja muud kostüümielemendid, et klubid harilikult annavad ainult sellise minimaalse asja. Lahing on lõppenud, võidud on võidetud, kaotused on kaotatud. Haavad on lakutud, asjad on kokku pakitud, aeg on koju minna ja kui sina tunned huvi larbi vastu, siis mine dragon.ee leheküljele ja uuri lähemalt.